tere, Heili! Tere, Airi! Nii, sina oled nüüd pikaaegne valdkonnatöötaja ja kui me räägime siis tunnustamisest, valdkonna väärtustamisest, tegude esiletoomisest, siis miks on sinu arvates vaja seda üldse teha? Ja minu jaoks on noortevaldkonna tunnustussündmus iga-aastane võimalus tulla valdkonnal kokku ja koos tähistada ja rõõmustada selle üle, et meie valdkonnas on nii palju erinevaid inimesi, kes panustavad meie valdkonda ja kui mõelda, et see toimub sellel aastal 19. korda, siis mõtle, kui palju on neid inimesi, kes on meie valdkonnale oma näo aastate jooksul andnud. Ja ma usun, et mitte ükski meie valdkonna töötaja ei tee seda tunnustuse pärast, kuid ometi selline märkamine ja tunnustamine on väga oluline. Ja sel aastal on mul eriti hea meel, et lõpuks on meie valdkonnas ka rahalised preemiad, et põhised kategooriad saavad premeeritud rahaliselt. Aga räägi täpsemalt sellest, et mis siis sel korral veel on teistmoodi? Ja palju on muutunud. Statuut on saanud täiesti uue kuue. Meil on väga palju uusi kategooriaid, näiteks aasta hoolija, aasta poliitikamõjutaja, aasta noorte pealinn, ma tahan ikka valesti öelda, aga aasta noorte pealinn, see on selles suhtes veel täitsa eriline kategooria, kuna see on, vanasti oli siis aasta kohalik omavalitsus. Aga sellel aastal siis on selline tore võimalus, et omavalitsused saavad eneseanalüüsi, arengukava, arenguprogrammi ja noorte kaasamise toel esitada enda kandidatuuri ja laureaat saab lausa 30 000 oma tegevuste elluviimiseks. Ehk et lisaks isikupõhistele kategooriatele ja laureaatide tunnustamisele on meil lisaks ka siis veel ühes kategoorias rahaline preemia. Aga kategooriaid on meil palju ja siinkohal siis tasub väga hoolega kodulehelt uurida, lugeda kategooriate kirjeldusi, tutvuda nendega ja leida siis parimad kandidaadid igasse võimalikult paljudesse kategooriatesse, et meil oleks valida, leida see kõige. Nii, ja võttes seda kõike arvesse, et kategooriad on muutunud, võtke selleks aega. 30. novembrini saab esitada kandidaate ja ka keskkond on muutunud. Spoku keskkonnas saab sellest aastast alates kandidaate esitada, nii et märgakem üksteist.